Sürrealism. Sürrealism sündis 1920. aastatel Pariisis, siis kui esimene maailmasõda oli lõppenud. Kirjanikud ja kunstnikud said aru, et ratsionaalne ja loogiline mõtteviis ei kaitsnud neid hävingust. Kirjanikud ja kunstnikud otsisid uut mõtteviisi. – 1924. aastal avaldas André Breton sürrealismi manifesti. Tema eesmärk – suunata kunst alateadvuse poole. Sürrealism oli vastus sõjatraumale, psühhoanalüüsile, eriti Sigmund Freudi ja vabaduse nimel. Sürrealistid uskusid, et loomet ei tohi piirata loogikaga ega tsensuuriga. Nad uskusid, et tõeline looming tuleb välja siis, kui sisemiselt kõik saab esile tuua. Sürrealism ei tahtnud kujutada maailma sellisena, nagu see on, vaid sellisena, nagu see oleks meie sisemaailmas või unistustes. Sürrealismi peamine eesmärk oli vabastada kujutlusvõime. Peamiselt tunnused oli irratsionaalne ja unenäoline loogika, alateadvuse kujundid ja sümbolid ning automaatkirjutis. Sürrealism sisaldab ängi, hirmu ja üksindust, mis tuleneb sõjajärgsest segadusest. Sürrealism kujutab erinevaid olukordi unenägudes ja kujutletavas maailmas. Erinevalt realismist ei kujuta sürrealism elu sellisena, nagu ta on, vaid murrab tegelikkuse piire. Sürrealism õpetab ka, et kõige hulljulgemad kujutlused võivad paljastada midagi meie enda kohta. Üks peamiselt tolleaegset kirjanikke, André Bretoni teos Nadja sümboliseerib hästi sürrealistlike armastuse alateaduslikke seisundeid. Paul Eluardi teos Kapteni nõid sümboliseerib hästi armastust ja unenägusid ning selle põimumist reaalsusega. Louis Aragoni teos Pariisi talupoeg räägib sellest, kuidas tavaline linn muutub fantaasiamaailmaks. Ta Eestis tegutses sürrealist Ilmar Maalin, kelle teos Kosmiline ruum ühendab teaduse ja fantaasia. Sürrealism kutsub meid mõtlema väljaspool reaalsuse piire. Nagu Dali on öelnud, ainus vahe hullumeelsuse ja minu vahel on see, et mina ei ole hull. Ilmar Laaban on Kroketi lõpp on laulu alguses. See oli lapsepõlve lumine tarkus, tähted okstel ja kivide kellis, keset äikese seivimulle ja eesriide taga, milles lüümisid peopesade jäljed, mängisid liivaterad oma kiiret hämarat mängu. Nagu puhunuks tuul tasa üle kaetud laua, nagu muutunuks veeks lindude kuld. Nii. Suhu sohvat ei vea, pead pikutama niiskel sambal. Kui päike on küllalt kuum, pole siiski reumat karta. Soovitav on siiski end vahel kõhuli või külili keerata. Siis on aga jällegi palju kehvem vaadata rändavaid pilvi. Läänemere ääres on maailma kõige huvitavamad pilved. Kusagil mujal pole pilved nii mitmekihilised, nii suutlikud vormi muutma. Selililamades saavad kannad jahedat laukamärge tunda. Kõhulilamades on tore varvastega laukas sulistada. Püsti tõusmise korral on soovitav jalad enne kõhu alla tõmmata. Erinevalt realismist ei kujuta sürrealism elu sellisena. Lõpuni! Sürrealism sisaldab... Ei siis. Sürrealismis esineb sageli. Saad aru, kui raske see on? 1924. aastal
ma unustasin nime ära, tule. Asja! Sürrealismis esineb sageli Läks.